Tänapäeva meresõjas on suur osatähtsus allveelaevadel. Riigi merealade kaitsel usaldatakse allveelaevadele väga mitmeid ülesandeid, nagu vastase pealveelaevade torpedeerimine, miinide veeskmine, patrulltegevus, merekaubanduse kontroll, ülesandeid mereblokaadi teostamisel ja nõnda edasi. Näeme meie allveelaevu Kalevit ja Lembitud suvisel haridustegevusel, ettevalmistamisel nende ülesannete täitmiseks. Kuid ka allveelaevu endid ähvardavad mitmed ohud. Eriti pinnal viibides peab ta tähelepanelikult silmas pidama õhuruumi, kus teda ähvardab oht lennuataakide näol. Kõige kindlam allveelaeva enda kaitse lennuki vastu on sukeldumine sügavusse. Kõikidele! Komander andnud ülevalt sillalt käsu sukelduskord, rutab meeskond all laevaruumis rööturi signaali järgi igaüks oma ette nähtud kohale laeva sukeldusvalmis seadmiseks. Kaks ja 5 Kingstonid lahti. 2 ja 5 Kingstonid lahti. 40 lahti. Küll. Härra kapten, suhtlus valmis, kaitseliivid ees, ruppi all, veik edasi, õhku 200. Laev on sukeldunud ja laevast on veepinnal näha vaid periskoop, mille läbi komander jälgib ümbrust veepinnal ja määrab andmeid ataagiks. Good, in, Venu, Florida, 20. Kaugus, 5 kaablit. Siin näeme meeskonna pääsemisharjutust merepõhjale laskunud allveelaevast. Iga meeskonna liige olles varustatud hapniku päästemaskiga siirdub ükshaaval kontrollitud päästetorni. Ülal veepinnal hoolitseb pääsenute eest abistamismeeskond. Pinnal tulule heidetakse paadist viivitamatult viskeliin, sellest haarab pääsenu kinni, teda tõmmatakse paadi juurde ja aidatakse paati. Meie allveelaevadel on kujunenud kauniks traditsiooniks esmakordselt allveelaevaga vee all viibinud ristimine merejumala Neptuni poolt. Selle toimingu saab Neptun ristitu karrastatuks ja vääriliseks edaspidisteks edukateks sukellusteks tema allveeriigis.